Matšpalli paneb mängu Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennissõbrad, Matšpalli podcast läheb jälle eetrisse. Ütleme ära, et salvestame seekord saadet ette. Alles käis meil Rene Busch ja sai lubatud, et järgmine külaline ei ole palju kehvem mees. Võib-olla isegi edetabeli koha poolest tsipa kõrgem. Meil on külas 20-aastane Mark Lajal. Tere! Eesti esireket, maailma 192. Miks ma neid numbreid niimoodi nimetan? Mark, kas sa ise oleksid uskunud, et 20-aastaselt oled sa maailmas 192 Eesti esireket võitnud ATP Challengeri? Kas oleksid seda uskunud näiteks, ma ei tea, 5 aastat tagasi? See on päris küsimus, aga ma arvan, et 5 aastat tagasi päris ei oleks uskunud, ütleme nii, et 5 aastat tagasi ei olnud mu enesekindlus ja eneseusk nii kõrge, et ma lihtsalt nagu üritasin ennast parimat anda, aga siis kui saaks mulle öelda, et ma oleks siis praegult 5 aasta pärast oleksin siukses kohas, ma oleks okei, et ma väga ei oleks nagu uskunud otseselt, aga jah. No tutvustamata meil Riho Kallus ka alati kohal, seekord magamata peaga, sest sai tema lemmiklaps Jannik Sinner eluvõidu Novak Djokovic'i üle Torinos ATP finaalturniiril. Riho, räägi, miks und ei tund siis? Tere hommikust, no väga üks võib-olla üldse aastalõpu finaalturniiri parimaid matše, täiesti finaalivääriline matš, aga rääkides praegu sellest, mis Mark ütles, mul tuli meelde, kas see oli, kui sa läksid Eestist ära, sa olidki 15 või olid sa 16 juba? Ei, kus juures ma olin siis 14 isegi 14. Aga ma just nagu olin nagu samas 15, oli vist, ma läksin märtsis või aprilli algus ära, et siis ma just nagu tagantjärgi mõeldes sa nagu tegid selle liigutuse nagu väga õigel ajal ja sa vist ka sattusid väga õigesse kohta või kuidas sa seda enda jaoks praegu tagantjärgi vaatad? Kindlasti selles mõttes, et see oli õige ajastus, selles mõttes täpselt siuke ajastus, kus ma hakkasin nagu kasvama, paremini mängima või natuke parem mängima ja siuke kõik klappis ja pluss siis see, et valisin ka tagantjärgi vaadates ka väga õige koha, aga selle momendil ei teadnud, kas see on õige koht, et läksime sinna proovima, töötas vedas tegelikult selles mõttes treeneriga ka, et alguses oli üks teine treener, aga siis ta ei saanud minuga tööd teha ja siis võtsin täiesti selles mõttes uue treeneriga, nii palju siis kogemust ei olnud, ta oli noor ja samas oli meil ka siuke väike, nagu ingliskeeles öeldakse, language barrier, et ta oli prantslane, väga hästi inglise keelt ei rääkinud, mina räägin prantsuse keelt ja siis me esimene aasta oli ikka päris raske, ütleme nii. Aga jätkasime ja selles mõttes nüüd võib öelda, et kindlasti õige otsus oli see. Kuidas sul praegu prantsuse keelega on? Võib öelda, et täiesti suus selles mõttes suhteliselt. Täiesti suus? Täiesti suus, jah. Kirjutan, räägin. Seal Prantsusmaal põhimõtteliselt ainult räägi prantsuse keeles. Kuidas see õnnestus? Kas sa võtsid tunde või see tuli loomulikult? Mõlemat selles mõttes, et ma juba alustasin Eestis koolis, võtsin 2 aastas prantsuse keelt. Mis kool sul Eestis oli? Rocca al Mare. Käisin Rocca al Mares ja siis kui läksin siis akadeemias, siis esimesed aastad tegin ka, võtsin koolis ka seal tundi, seal on ka kool olemas selles mõttes. Ja seal oli ka, võtsin privaattunde prantsuse keeles, aga ma ütleks, et kõige suurem see areng ja kõige suurem see nagu rääkimisoskus sul ikkagi selles, kui sa nagu iga päev räägid teistega ja nagu oled siis nagu keskkonnas, et see on siis nagu, kus tuleb kõige rohkem see nagu rääkimisoskus, et kindlasti on sul vaja seda mingit baasi olla, nagu reeglid, värgid, särgid, aga ma ütleks, et kui sa tunnis ainult õpid, siis sa nagu otseselt nagu rääkima selles mõttes on raske õppida. Sa ütlesid huvitava lause, sa ütlesid, et su eneseusk ei olnud 15-aastaselt sellisel tasemel nagu praegu. Sind praegu kõrvalt vaadates tundub see lause uskumatu. Selgita natukene, miks see nii oli ja kuidas see siis muutus? Ei see on tõesti natuke näljakas mõelda, aga selles mõttes, ma olin selles mõttes, kogu aeg olin suhteliselt hea selles mõttes, et suutsin alati võita ja olin nagu tennis Euroopis, selles mõttes sain häid tulemusi aga kuidagi nagu vahepeal tuli selline periood, kus oli veits nagu raskem, et nagu sain paar halba kaotust ja eks ikka nagu kõige tuleb ette ja noor selles mõttes ja et selles mõttes ma uskusin, ma teadsin, et ma sulle hästi mängida, aga samas nagu veits nagu kahtlesin ka endas, et see oli mõlemad selles mõttes, aga mida rohkem aega edasi läks, seda rohkem hakkasin endas uskuma selles mõttes. Kas see usu süstimine käis kuidagi seal akadeemias? Käis akadeemias, käis
turniiril mängimis, käis võitudega, kõik asjad kokku selles mõttes, vanemad, treenerid, inimesed üldse seal akadeemias ja kõik asjad kokku selles mõttes. See treener, sa oled ühe korra treenerit vahetanud akadeemias? Praegu on sul Thomas Le Boulch. Thomas Le Boulch, jah. Noor mees, 92 sündinud alles. Noor mees, et alguses, kui ma läksin sinna, siis mul tegelikult esimene kord, kui läksime, siis ma läksin koos Sass Jürgensiga, läksime koos sinna. Ja siis oligi, seal oli mul siis esimene treener oli Morgan Bourbon, et ta on siis prantslane ka, ta oli siis sellel ajal ta oli Popüürin oli siis ta mängija selles mõttes, nii et ma tegin taga nädal aega, väga meeldis, aga kuna siis Popüürin tal mängis, ta ei saanud nagu minuga trenni teha. Ja siis proovisin Toma ja Toma meeldis. Räägi, mis mees Toomas on? Toomas on niisugune rahulik, niisugune chill vend, aga vahest päris karm olla, mis on tegelikult vajalik. Ta on hästi niisugune, talle meeldib õppida, ta on, kusjuures võib öelda, et oma niisugune vähese kogemuse juures, siis on tegelikult teab päris palju selles mõttes, et kõik, mis ta räägib, on tegelikult see, mida ka teised treenerid, kes on nagu palju kõrgemale ütleme siis nagu palju kogenud treenerid räägivad, et selles mõttes ja ta teab mind väga hästi, teab mu mängu, tal on oma silmis on pilt, mis on siis sama, mis minu pilt, selles mõttes meil on sama pilt minu mängust. See, kuidas ta nagu tööd teeb, mulle väga sobib ja see on nagu mind väga palju edasi viinud, et minu jaoks on ta nagu väga-väga hea treener. Ma võib-olla küsin selle küsimuse, et see ei ole midagi isiklikku, aga see on tennises suhteliselt tüüpiline, tavaline, et ka treenerid vahetatakse ja võib-olla mingi hetk need momendid tekivad. Ma saan aru, et täna sa oled selles kohas, et te tunnete, et te lähete edasi ja kõik on nagu positiivne, et sul ei ole sellist mõtet tekkinud praegu. Praegu kindlasti olid ajad selles mõttes, kus ei läinudki nii hästi ja me ei saanud hästi läbi, meil olid väiksed kaklused ja olid sellised raskused selles mõttes, aga Kuidas need füüsilised kaklused olid? Jaa, füüsilised kaklused ei, aga tegelikult see oli, kui suured olid mõne momenti, kus mõtlesin, äkki peaks teist treenerit proovima, et ja isegi oli nii, et selles mõttes mu treener oli juhtus üks nagu selles mõttes perega üks asi, et ta ei saa muga turniirile tulla ja siis läksin turniiri ühe teise treeneriga, see nagu läksin oma siis, oli see siis 2019 septembris oli turniir, terve suvi ja enne seda olin vigastatud olnud, ei olnud ühtegi turniiri mänginud ja siis läksin ühe teise treeneriga ja kohe võitsin turniiri ja see treener väga meeldis mulle et siuke ja oma treeneriga polnud ühtegi turniiri võitnud, et see oli siuke näljakas olukord, aga tegelikult siis ma isegi mõelnud selle peale, et vahetada, aga pigem oli just varem, kui ma nagu veits noorem olin. Mark, räägi natuke, ma arvan, Eesti meediast on ka loetud ja teatakse seda, et kellega sa siin oled trenni saanud teha ja ma isegi mäletan, kui ma Dubais nägin siin Šapovaloviga treenisid ja oled siin Novak Djokovic'iga saanud lüüa. Aga ma tean, et Popüürin on üks sul selline nii-öelda lähedane sõber ja ka sparrid, olete trenninud ka palju koos. Kes sul on sellised, ütleme siis sellised, see ringkond või see kogukond tennises, kellega sa nagu lähemalt suhtled ja kes sind mõjutavad ja kes on sellised nimed, kes sind nagu väga huvitavad või keda sa nagu jälgid? No ütleme nii, et see ongi üks parimaid sõpru nagu üldse tennises ja tennises väljapoolt, ongi Aleksei, et Popüürin temaga selles mõttes on päris naljakas, kuidas me üldse saime lähedaseks. On nii, et olin siis, see oli siis COVID-i aeg selles mõttes 2020, just kui akadeemia avati selles mõttes, nagu lahti uuesti tehti. Ja siis ta oli seal trenni tegemas ja siis mu füssiteener ütles mulle, et tule see keel siis nagu trenni tegema, eks ole. Et Alekseil on vaja siis nagu hitting partnerit. Ja see oli see aeg, kui Kristjan oli ka akadeemias, Tamm. Ja siis Kristjan läks väljakule, ma olin seal ja siis ma olin valmis minema selles mõttes ja siis nagu, aga mingi jama oli tekkinud, et tegelikult Kristjan pidi üksi mängima. Ja siis ma olin seal ja siis ma ütlesin, nagu Aleksi küsis, kas meil pidi 2 tükki olema, siis füüsin, tegelikult ma ei tea, et nagu vist ei pidanud ikka. Ja siis ta ei tule ikka, eks ole, tegime 8 trenni ja siis pärast nagu trenni küsis Aleksi, kas keegi nagu teist seda nagu PlayStationist nagu Call of Duty't mängib, eks ole, sest kuule, et ma mängin, eks ole. Sest davai, et ma kirjutan sulle õhtul, eks ole, sest õhtul ei kirjutanud, aga paari päevas kirjutas, kuule, aga teeme mängu ja siis hakkasime koos mängima seal Call of Duty't ja siis pärast seda nagu kõik algas selles mõttes.
aga peale selle on veel Hugo Ambert, kellega ma olen kaasanud. Üks mees, keda ma ka väga, väga jälgin ja kunagi ütlesin ka, panin kõvad trumbita peale. Nüüd ta läheb jälle väga kasti. Tõuseb jah, et temaga olen ka väga lähedaseks saanud, et eelmine siis nagu pre-season siis detsembris, et siis ta oli ka akadeemias. Meil sama Füssi treener, tegime koos palju trenni ja ta on ka hästi lahe vend, hästi sõbralik. Mängib klaverit väga hästi. Mängib klaverit ja temal ju Jeremy Shardi hakkas teda juhendama, sealt tuli vist see muutus ka, et tundub, et kindlasti see väga hästi toimib. Et tal nagu jah, kõik klapib, et tal oli rasked ajad, et ta oli tipus, siis ta kukkus ja siis nüüd see aasta tuli uuesti tippu tagasi, isegi kõrgem kui ennem oli, et ta on ka hästi hea südamega vend, et tõesti, et nende kahega see on kõige parem läbi nagu tippmängijad selles mõttes ja samas ka Medvedev on seal, kes on ka väga lahe, meil on paar korda karti käinud koos sõitmas ja ta on ka hästi pull vend, aga temaga on nii lähedane veel ei ole. Jaa, see on ka väga huvitav. Kui palju treener sinuga kaasas käib ja kui palju sa reisid üksi? No ma ütleks, et 95% turniiridest on treeneriga kaasas selles mõttes, et viimane siis periood, ütleme siis, nüüd oli päris huvitav periood, pärast US Openit mängisin 11 turniiri järjest vist. Aga nendest esimestest jälle treener oli pereprobleemid, et siis ta ei saanud tulla kahjuks, et siis nagu oli järjest paar turniiri, kus pidin üksi olema. Et see oli suhteliselt raske, et nagu 1-2 turniiri on okei üksi olla, aga siis, kui sa nagu järjest saad mitu nädalat, siis nagu ikka teeb vahet, kui treener on kaasas, Räägi korra sellest, et kuidas te nagu, kas teil on mingisugused tsüklid planeeritud või kuidas näeb välja see treening sel hetkel, kui sa oled võistlustel, näiteks, ma ei tea, turniir lõpeb ära kaotada, on ju, versus see, et te otsustate, et me võtame nüüd pausi ja me läheme nüüd hakkame lihvima trennis mingit seda asja, et kuidas te seda planeerite? No, selles mõttes turniiridel treenimine on veist teistsugune, kuna seal on vähem väljakuid, vähem aegu, et seal on siis rohkem ütleme siis punktipõhjane treen, et seal on iga, sa pead teise mängijaga koos trenni tegema, et see ei ole päris sama, kui sa nagu saad nädal aega võtta rahulikult akadeemias ja teha rohkem spetsiifiliselt. Et varem oli meil nagu tavaliselt, et tegin nädal-2 äkki trenni ja siis 2-3 nädalat võistlusi, vahetamine käis, aga nüüd mängisin veidi rohkem turniire, vähem trenni, et see aasta oli veidi teistsugune, kui tavalist on olnud. Aga jaa, et kui otsustame minna akadeemiasse, siis on rohkem korv, spetsiifiline, rohkem et mind arendada, aga võistluda rohkem lihtsalt nagu vormis hoida ja veits nagu tunnetust saada. No räägime natuke sellest aastast ka. Ma arvan, et mitmeid tipphetki su enda jaoks kindlasti Little Rockis esimesene ATP Challengeri võit, ma arvan, et sellest jõuame veel rääkida, aga räägiks US Openist. Sa tegid debüüdi ikkagi täiskasvanud slamil, kvalifikatsiooni esimene ring, hakkasid korralikult vastu austerlasele Filip Misolitšile 6-3, 4-6, 3-6, aga räägi, kas on teistmoodi ka, sa oled varem käinud US Openil juuniorina, aga on teistmoodi minna sinna täiskasvanuna? Kas sind koheldakse teistmoodi? No üks asi, ma ei ütleks, et väga teistmoodi koheldakse otseselt, aga see nagu kõik see tunne ja see kõik nagu, see on täiesti teistsugune see juuniorite ja nagu siis see meestevärk, et minu jaoks oli see ka veits raske, et kui minu aasta oli see jälle COVID-i aasta, et seal oli veits asjad muud töötasid teistmoodi, et see ei olnud päris see, mis äkki nagu siis tavaliselt on. Aga ikkagi selles mõttes, juuniorid olid kuskil teises nagu seal hallis ja veits teine värk ja toit ja kõik sellised asjad, et aga meestel ikka, et oled seal Arthur Ashis ja sul on kõik sellised võimalused ja selline suur chill ja selline suur söökla ja nagu, et see on täiesti teine asi kui juuniorid selles mõttes, et kindlasti saab aru, et ühes mängid nagu siis põhiturniiri, teist mängid juuniorite turniiri. Sest mängust ka mäletad midagi? Mäletan. Mis seal sinu vaatevinklist võinuks minna paremini? Ja mis läks hästi? Selles mõttes, mängu poolest oli tegelikult väga mängid treenid ka, et mängisin päris mängu, et lihtsalt paar asja jääb kripeldama, et olid selleks, et set, break rahulikult peal, gamepallid, et kõik nagu oli kontrolli all selles mõttes ja nagu kõik selles mõttes jooksis, aga siis kuidagi läks veits pall veerama sealt ja paar lihtiga siin-seal ja siis nagu lasin veits nagu endal mõjutada, et päris naljakas, pärast kui vaadata statistika, ATP turniiridel ja Grand Slamidel on, sest mängustatistika on rohkem spetsiifiline, sa saad nagu vaadata täpselt nagu kõike vigu ja neid ja see oligi, et mingi kuni 4-3-ni, 4-4-ni olin teinud mingi
mõtlen näiteks, oletame niisugune mingi 10 viga ja sellest 4 kuni teise seti 3-0 tegin mingi 12 viga. Et nagu see, ma hakkasin nii palju rohkem vigu tegema, aga seal oli see ka, et üks asi, mis ma varem polnud selles mõttes tunda, oli see, et seal oli mingi vend, kes plaksutas, aga ta oli nagu... Jaa, ma mäletan, ma su emaga suhtlesin, hispaanlane oli seal üks, kes segas päris... Ma ei tea, kust pärit oli, aga tead, pärast nagu tegin esimese servi vend hakkas kohe plaksutama, ülikõvasti. Ja siis kaotsin punkti karjus räägilt plaksutas ja pärast igat servi viga hakkas kohe plaksutama ja nagu selle esimene kord, kus tundsin seda, ma ei osanud, nagu ma ei tea, mida mõelda, hakkasin selle peale mõtlema, mida see vend, nagu, mis seda arvab endast, eks ole. Ja sealt kuidagi läks fookus sinna, mäng kukkus täna sellele alla ja ja sealt see kõik läkski selles mõttes. No ja sinna tuleb tegelikult lisada ka see, et vastane pani natuke juurde ka tegelikult. Kindlasti, vastane mängis tegelikult, ta on ikka kogenud mängumees, ma mäletan, et see oli selline raske mäng oli dünaamika mõttes. Et kindlasti selles mõttes, ta on set ja break taga, et ta ei taha ka US Open esimene ring kaadata selles mõttes, et tal ei jää midagi üle, kui natuke paremini hakkad mängima, võib-olla kui enne tegi rohkem lihti vigu, siis nüüd äkki ta mõtleb et äkki lihtsalt panen palli mängu, vaata, et lihtsalt ootan ja mis ta ka tegi, selles mõttes ta lihtsalt hakkas palli mängu sõidma, et kindlasti nagu sai sealt paar sükest head kogemust, head õppetundi, aga samas ka nagu oleks tahtnud võita seda mängu, aga ega kõik ei saa. Aga kuidas sa muidu analüüsid oma mängu? On sul mingi kindel rutiin, mida sa teed? Võtad just see sama statistika, võtad ette või vaatad sa selle videolt üle või mida te teete? No tavaliselt mu treeneriga teeme hästi põhjaliku selles mõttes analüüsi pärast mängu õhtul, räägime läbi, annan enda siis nagu tunde. Hoolimata, kas on võit või kaotus? Jah, absoluut vahet pole. Ja kõigepealt annan siis mina enda mulje mängust, mis ma tundsin, mis ma tegin, mis oleks võinud paremini teha, räägin läbi ja siis treener räägib vastu, mis ta on minuga nõus, mis ei ole nõus, mis ma räägime läbi selles mängu. Prantsuse keeles? Prantsuse keeles. Ja siis ja siis vaatame seal vahest statistikat. Kui kaotab, siis eesti keeles. Jah, täpselt. Aga vaatame statistikat, servi statistikat, kui näiteks vahest läheb hästi, kui läheb halvasti, siis mis saaks paremini teha näiteks. Ja siis ma vaatan oma mängu läbi, selles mõttes vahest vaatan, mis näiteks, mis ma tegin mõnel momendil, mis vigu vastane tegi. Et ma suhteliselt põhjalikult ikkagi analüüsime mänge. Kaua see analüüs kestab? No see oleneb selles mõttes, kui pikk mäng oli, mis mängus juhtus kõike seda, et vahest on kiirem, vahest on hästi pikk selles mõttes ja ega me ei räägi alati ainult mängus ka, et me räägime kõigest selles mõttes nagu tunnetest ja mentaalse poole pealt, et vahest võib rääkida vabalt mingi tund aega seal, aga vahest on niisugune 15 minti, et kõik oleneb. On ta mentaalse poole pealt sulle ka head nõu andnud? Kindlasti on ta mulle head häid nõuandeid andnud. Vahest me ei ole nõus, millega ta räägib selles mõttes, tal ka ütles ka, et tal selles mõttes selle poole pealt väga kogemust ei ole, et ta annab, mis ta ise on tundnud, aga et just mina pean rohkem talle ise rääkima, et mis mina tunnen, et siis ta oskab mind äkki natuke rohkem aigata, oskab nagu juhendada ja oskab nagu enda siis nagu mõtteid anda mulle. Kui palju sinu jaoks on tennis, kui sa saad ütle ka protsendid, tehniline ja vaimne? Sest raske niimoodi täpselt protsendiliselt öelda, aga ma ütleks, et väga suur osa on ikkagi vaimne, et ma arvan, et ma võiks öelda, ütleme siin äkki on siuke 65, mentaalne 35. Nii palju lausa? Ei see on ikka väga suur osa selles mõttes, et see on palju vendi, kes tegelikult isegi Futuresitel, kes nagu sa vaatad, et vend mängib palju paremini kui mingi vend Challengeril näiteks. Lähed Futuresit mängima, vaatad, vend on mingi 380 näiteks. Ja vaatad, vend lõpp palli nii kõvasti, ülihästi, võib-olla igalt poolt vinnerid löös servi hästi, teeb kõike hästi, aga siis mõtled, et kuidas see vend nagu näiteks 200 pole, eks ole. Aga siis sa näed, et mängid 3-3-4-4 ja siis tuleb 3-4 viga ja järsku on sul break pall ja siis ongi break 6-4. Et see mentaalne on seal väga suur, mängib väga suurt rolli, et eks minul ka on nagu selles mõttes näha, et on see, kus vaja trenni teha, et neid on kõvasti edasi nagu tööd teha, mis on, see on juba parem, aga näiteks trennis ma suudan võita kõiki neid nagu ATP vendi neid, aga näiteks nüüd see aasta õnneks olen saanud ka mängida nende vastu mängudes, varem oli see probleem, et ma ei olnud kunagi mänginud ka nende nagu tippude vastu nagu selles mõttes võistlustele, ainult trennis mänginud, aga see võistlusmäng on veits teistsugune ja et sa võid lüüa palli nii hästi, kui sa tahad, aga kui sa näiteks ei suuda siis toime tulla oma mõtetega, oma siis emotsioonidega, siis sa võid neid palli igale poole auti lüüa, ükskõik kui hästi sa ei löö, aga ja siis samas on vendi, kes vaatab tehnika poolest ei ole head, ei löö palli kõvasti, aga vaatad, või nad panevad palli mängu, panevad väits slaitsi sealt sulle.
ma tahan küsida su käest, Mark, kohe, et ma ei taha sind kiita, ma tahan sind kogu aeg utsitada, et sa muidugi edasi lähed ja edasi ja et see top 100 on varsti juba tuleb ja kohe-kohe. Aga meil oli üks päev juttu sinu hea tiimikaaslane ja sõber ja minu sõber ka, Kennet Raismaaga sinust, eks ju, ja siis Kennet ütles ka sellise lause, et talle väga meeldib see, kuidas sa sinu selline mindset või kuidas sa nagu võtad seda tennist ikkagi nagu, no ta ütles, no me ütleme nagu mitte chillilt, aga ikkagi nagu suudad nagu seda tennist võtta nagu, nii nagu tennis on, et ei pea nagu, see ei ole elu ja surma küsimus, et kuidas sa ise tunned, kuidas sina selliste, noh, ütleme, raskete kaotustega ja selliste, on sul sellised perioodid, kus või noh, ikka on, eks ju, et kuidas sa sellega hakkama saad või mida sa teed siis või kuidas sul ega see ei olegi alati lihtne selles mõttes. Ega see ei leiagi väga... Ei, ta muidugi ei ole lihtne, aga see on kõigil on, kunagi Djokovic ütles selle kohta väga hästi, et kõigil on need kohad, kus nad kukuvad ära, küsimus on see, kui kiiresti tagasi saad. Et noh, ja mängus samamoodi, eks ju. Eks tegelikult isegi see aasta oli mul pärast US Openit oli siuke veits raskem periood. No see oli paha kaotus. Et see kuidagi, isegi see, aga seal nagu halb kaotus, aga järgmine nädal selles mõttes mängisin jälle hästi, selles mõttes jõudsin veerandfinaali, aga pärast seda kuidagi nagu ma ei tea, kuidagi siuke ei suutnud hästi mängida, kuidagi sain kohe sealt järgmine turniir, esimene ring, pärast seda mingi hea võit, siis jälle mingi teine ring ja kuidagi paar halba kaotus oli järjest ja siis läksin vaata USA-sse ja seal ka sain esimene, et nagu kuidagi tundsin, et nagu mäng oli hea selles mõttes, aga kuidagi ei tulnud see, nagu see kuidagi võit ei tulnud või nagu natuke ei puudu alati või ja siis oligi see moment oli natuke raske mentaalselt, et nagu seal pärast seda Sandgrini kaotus, no siis oligi päris raske, et siis oli küll siuke, et okei, nüüd ma tahan küll puhata, et ma ei taha üldse tennist mängida praegult ja et nagu tahaks nagu veits nädal aega puhata, et nii palju järjest mänginud, aga siis kuidagi võtsin vist rahulikumalt, läksin koju selles mõttes ja siis oligi see Sa ei puhanud nädal aega, sa läksid kohe ju Antwerpis. Oligi, aga sellest pidin koju minema puhkama paar päeva, võtma rahulikult ja siis jõuan koju õhtul, agent kirjutab, et Joe Mark, et kus sa oled, et kas sa oled Euroopas, ma ütlesin, olen Euroopas, et okei, et kas oleksid valmis Antwerpi lendama, et sul on võimalus wildcard saata. Ma veel mäletan, ma just võtsin sinuga ühendust ja küsisin sinuga Stockholm Openi kohta, et äkki oleks variant, et Stockholmi, siis sa ütlesid, sul oli juba see Antwerpeni kaart olemas soolas, et ei no see oli niimoodi, et ma ütlesin, et kui kuskile saan, et siis on Antwerpi, kuna ma teadsin juba, et Antwerp on selles mõttes minu agentuuris turniir, eks ole, et neil on seal kaardid olemas, aga meil on palju mängijaid seal agentuuris, et kellele antakse, kellele ei anta, eks ole. Räägi, mis agentuur sa oled? Tenium. Et ma olen Teniumi all ja siis kõigepealt oli agent öelnud, et pane siis kirja, et see tuleb nõrgem, et Hiinas ka turniirid, eks ole. Aga ta ei maininud absoluutselt wildcardis, aga siis viimasel momendil ütles ja siis alguses ma arvasin üldse, et see on nagu kvalifikatsiooni wildcard, et ma isegi ei mõelnud põhitabeli wildcardi peale. Aga siis ja siis ta helistas, et kusjuures ma ise mõtlesin ja kui ma vaatasin neid wildcard'e, belglastel on juunioride maailma esireket, Bloks, vabandust, ja tema ei saanud põhitabelisse wildcardi ja Mark Lajal oli seal põhitabelis, et see, aga see oli muidugi sinu agentuuri turniir, ma saan aru, et see aitas kõvasti. Kusjuures seal väiksed probleemid tulid ka sellega nagu Belgia föderatsioonide poolt ja Belgia meedia poolt, et mulle enne mängu ütles agent, et kuule, et väiksed probleemid on, et on artiklid tulnud välja, mis ei ole väga positiivsed, et pärast mängu siis, kui on mingi press või mingi jutukas, et siis kindlasti ei maini, et sa oled väga tänulik agentuuri poole ja eks oli siis pärast mingid intervjuud? Oligi, vaata seal on-court intervjuu oli ja siis ma kohe esimene asi kohe, et hästi suur tänu siis Teniumile, kes üldse andis mulle see võimalus siin turniir mängida ja oli hästi tänulik selles mõttes, et see oli ma olin ka üllatunud, kui ma nägin wildcard, oli mina ja Luka Nardi, eks ole, näiteks, et Kofan oli ka, aga et Kofan sai ka wildcardi, aga et ma arvasin, et üks wildcard läheb kindlasti Bloksile, et just. Et jah. Aga räägi sellest mängus ka ikkagi, Jaume Munar 6-3, 6-4, Munar ei ole päris tundmatu nimi, ütleme nii. Jah. Et kui see tabel välja tuli, siis ma vaatasin, mõtlesin, et okei, et mul on, et see ei ole üldse paha tabel tegelikult, et ta nagu natuke ikka liivaprofiiliga mängija, hispaanlane siuke liiva grinder, et indoor hard, kiirem väljak, eks ole, et ma ütlesin, kuule, et selle läheb võtan ära ja siis oligi ja siis rääkisime treeneris ka, et kuule,
et siin ei ole mitte midagi takistanud seda võita, et ainuke asi, mis sind takistab, on sina ise, et kui sa ise ei usu, mis sa ei võida, aga kui sa ise natuke usud, sa teed talle rahulikult 2 seti ja läksin mängima. Algus oli veits raske, ma üliületud olin selles, et ta servis nii kõvasti. Ma mõtlesin, et okei, mu narr, et ta on selline liivamäng, et noh, servib rahulikumalt, paneb kikki, kutt servis mingi 220, ma ei saa üldse midagi arva, eks ole. Aga sain selles mõttes hästi vastu, kõige naljakam oli see ka, mis minu jaoks oli natuke siuke huvitav ja noh, Mart üritas seda teha meelega, oli see, et hakkasime, kui soojendus hakkas pihta, kutt hakkas soojenduses ülikõvasti palli lööma, kohe tavaliselt nagu vaata talt rahulikult seal mängu soojendus, eks ole. Kutt pani palli mängu, kohe mingi räige top spin, kohe mingi räige intensity. Siis ma hakkasin naerma, mis asja see vend teeb siin nagu, eks ole. See on siuke vastase närvi ajamine siis või? Soojenduse ajal tehakse seda tihti niimoodi. Võib-olla ta vaata mõtles, et nagu esimene siuke mul nagu jaa, et nagu paika, paneb pressure pealt, näita, mis asi on. Aga ma arvan, et just oli vastupidine efekt, kuna ma hakkasin naerma, mis asja see vend teeb siin nagu, eks ole. Ja pärast seda oli suht vaba, et sain hästi mängitud ja servisin hästi ja noh, mõlemas setis 1 tõrjegame sain paremini tõrjed mängu, mängisin paari punkti, tegi mulle paar lihtviga seal ja 6-3 oli. No vot, nagu sa ütlesid, et ega vastane servistel ka päris hästi, et tasub mainida ja oma pallingu game'id üldse kogu turniiril 24-0. Oli nii või? No mitte ühtegi pallingut sa ei kaotanud. Ei oli jah. Ja järgmises ringis ju Artur Fiss, kes on täna juunioride maailma esireket 19 aastast, või tähendab maailma 19 aastast esireket, 1 murdepall kogu mängu jooksul. Kogu mängu jooksul, jah. Et see on tõesti, et naljakas mõelda, et ma ei kandnud ühtegi oma serve game'i. Et aga selles mõttes oli see ka, et kõige naljakam seda mõelda, et just enne seda turniiri oli mul see, et just mõtlesin, et serv absoluutselt töötab praegult, et nagu midagi, nagu ma ei tea, mis toimus ja siis kuidagi sain, mõtlesin, et sain rütmi paika, rääkisin treeneriga ja siis läksin servima seal ja seal ei suht nagu, see väljak võttis just palju nagu vinti siis ja siis noh, kuidagi töötas, servisin hästi ja tundsin nagu hästi enesekindlalt selle serviga ja siis oligi selline tunne, et nagu keegi ei saa mut servil otseselt vastu, et ainuke viis, noh, Munariga ka see, kui tal oli 2 breakpalli, see oli ainult sellepärast, et ma ise tegin seal mingi 3 lihtviga järjest selles mõttes, et ja Filsiga ka, noh, seal oli veits raskem, tegi paar head punkti, aga ma suutsin ikkagi hästi end välja päästa, et jah. Aga mis sa ütleksid Filsi matši kohta? Kuule, kas täpsustame, kas ei ole prantsuse keeles poeg Fiss vist, mitte Fils, või on Fiss? Fiss, jah. Nagu Mon Fiss on ju, Fiss on poeg prantsuse keeles. Fiss oleks, jah. Fiss, jah. Nagu sa mulle ühes hiljutises intervjuus ka ütlesid, et seal tipus on need marginaalid nii väiksed. Mis oli selle marginaal selles Fissiga mängus? No see oli ikka tõesti väike selles mõttes, et kõige suurem vahe, mis temaga oli see, et tähtsad momendid lihtsalt mängis liiga hästi. Mul oli 8 breakpalli ja ühtegi mängu selles mõttes see aasta pole olnud nii, et kus mul on nii palju breakpalle ja mitte ühelgi breakpall ma ei saa nagu midagi teha. Tavaliselt näete, et mul on breakpall, et saan punktiks, saan isegi mängu selles mõttes, aga ma ei saa mitte midagi teha selles mõttes. Ühe korra oli see, kus ta nagu... Isegi teise pallinguga vahepeal seal tegi ime ja siis... Ta pani sellist hullu lihtsalt ja ühe korra oli see veits. Hakkasin naerma, ta ise ka naeris pärast lihtsalt. See oli see, et nagu teine serv, vaata, sain hea tõrje ja siis ta pani selle nagu eeskäe raamiga kuidagi sinna taha nurka niimoodi. Siis mõtlesin, mis asja, kuidas see võimalik on. Aga noh, jah, see oli tõesti siuke, et noh, ei olnud ühtegi kes kahetsus, kui väljakult ära tulin. Lihtsalt tiebreak, esimene tiebreak, ma lasin tal läin natuke passiivseks ja lasin tal ise natuke dikteerida, aga teine tiebreak ta mängis ise hästi. See on nii hea kuulata, kuidas seda nii tervelt seda kõike nagu analüüsid, et mulle tulevad kohe meelde need Toomas Leiuse legendaarne lause, kui me oleme kommenteerinud tennis, ka Toomas ütleb, et noh, tennisistil on vaja sellest aru saada, et sa ei ole mitte kunagi nii hea, kui sa arvad, et sa oled, kui sa võidad, ja sa ei ole mitte kunagi nii kehv, kui sa arvad, et sa oled, kui sa kaotad. Sellest on vaja nagu aru saada. Noh, hea näide on praegu Djokovicil aastalõpu Masters, kus ta tegelikult kehva mängu võitis, väga hea mängu kaotas. Et see arusaam tennises ja teinekord see kaotusvõit, see ei tähenda midagi. Ei tähenda tegelikult midagi. Väga tubli. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Räägime Little Rockist ka. See vist on paik, kuhu sa nüüd edaspidi väga hea meelega tagasi lähed. No pigem just ütleks väga hea meelega tagasi ei lähe. Jah, et selles mõttes, et pigem just oodaks, et läheb täpselt, et läheb pigem just kõrgemad turniirid, aga noh, selles mõttes kindlasti on head muljed seal selles mõttes jäänud, et enne seda trippi ja enne seda nagu reis oli küll Arkansas, et
Little Rock, et see on küll siuke mingi imelik state, eks ole, aga kusjuures ei olnud tegelikult isegi nii hull. Ja mulle kõige rohkem meeldis tegelikult see klubi ja park, selles mõttes see nagu siukest, noh, sellises pargis, aga see meenutas nii siukest nagu Eesti ja Läti siukest tunnet, et see oli nagu ainult männipuud ja pikad männipuud ja siuke kuidagi hästi hubane tunne, kuidagi kodune tunne oli seal. Arvad, et see võis olla ka mängida rolli, et sa seal edukas olid? Männipuud. Männipuud, jah. Ei, aga no, eks ikka selles mõttes, ma ei usu, et see oselt rolli mängis, aga eks ikka see nagu tunne peab hea olema, vaata, et kui tunne on hea, oled mentaalselt siuke õnnelik, siis mängid ka paremini selles mõttes, et kui sa oled mentaalselt siuke kurb, maas ja nukrut, et siis sa ei näe ka asju nii hästi kui teistmoodi näed. Mark, aga praegu on ju kõige tähtsam on ju sinu jaoks praegu hooaja lõpus see, sul on koht selles mõttes väga hea, ma ei tea, kas sul on Austraalia pilet juba taskus, aga sa tead, et sa saad igal juhul ju Austraaliasse peale ja tõenäoliselt sa lähed ju ka enne seda siis Austraaliasse, et sa ei pea nüüd enam midagi kõhklema ja kahtlema. No, kusjuures see näljakas siis on see, et vaata, tegelikult mul on eelmine aasta võitsin aasta lõpus selle Monasteeris 2000, et mul need punktid kukuvad ära. Et noh, kui punktid kukud ära, ma kukun siuke 205. Aga mis tegelikult on väga okei selles mõttes, seal on veel kõvasti ruumi. Probleem on selles, et 205 kuni 225 on mängijatel punkti vahe siuke 10 punkti. Seal on mingi 20 mängijat on siuke 10 punkti vahe. Kes kuskilt äkki võib midagi, et no, okei, päris kindel veel ei ole. No, 98% on kindel. Et see tavaliselt cut tuleb seal mingi 226 pluss siis pärast, kes maha võtab, iga Grand Slam on tas 235. No Grand Slamil läheb lukku see nüüd 6 nädalat varem või? See on põhitabelil ja aga kvalil on 3 nädalat varem. 3 nädalat varem, see on siis detsembri keskel. Detsembri keskel, jah. Et noh, see 98% on kindel, et saan, et noh, oleme ka just üleile tegin selle viisa ära Austraalia jaoks ja et selles plaan on minna Austraaliasse. Mina tahtsin veel ikkagi Little Rockist enne, kui Riho siin Vabandust. Austraalialasse läks. Räägime Little Rockist. Et kirjelda, mis tunne on olla nagu võiduka seeria peal ja võita ikkagi oma elu suurim turniir. Kas on see kuidagi, oled sa tsoonis, tunned, et tulgu, ma ei tea, taevas puss nuge, ma ikkagi võidan selle mehe ära või mis tunne see on? Ma ütleks, et jah ja ei, selles mõttes, et seal turniir oli nii, et ma tulin just paar nädalat mängisin Morelloses poolfinaali, vaata. Siis mängisin Serbias, 25 000 seal ei läinud nii hästi, aga selles mõttes tunne oli hea selles mõttes ja feeling oli hea, läksin sinna, seal ka selles mõttes väljakud meeldisid, pallid meeldisid, kuidagi meeldis ja pärast esimest võitu sain rohkem enesekindlust ja eks kindlasti, kui sa tunned enesekindlalt, sa teed ka sa mängid paremini, sest et sa ei karda mingi otsuseid võtta, sa mõnel momendil mängid enesekindlamalt, mängid agressiivsemalt, võtad rohkem enda initsiatiivi ja ma arvan, et see oligi see, mis mulle tõi, et iga mängu sai rohkem enesekindlust ja selles mõttes kõiki enamusi vendi, kellega mängisin, ma tundsin ka selles mõttes ja olin kas mänginud võistlustel või trennis, et ma teadsin, mida oodata juba ja olid taktikad paigas selles mõttes, et kõige raskem, kõige ootamatu mäng oli see esimene päev Taipe venna vastu, et tema vastu ma ei tea, mida oodata, et ta oli siuke, ta oli mingi 160, 170 182 tol hetkel. Tol hetkel 182, et temaga oli siuke mäng, kus ma lihtsalt hoidsin nii palju pallimängus kui võimalik, et ta oli siuke väga agressiivne mängi, kes võis palli igale poole lüüa, aga samas ka võis ka vinderid lüüa. No Gunnaril on praegu siin, me saame siin mõõta praegu Margi enesekindlust, meil on andurid küljes Margile, see enesekindluse latt on siin praegu täiesti põhjas. Mark, hooaeg 2024 ja kelle vastu sa tahaksid minna ja kelle vastu sa julged minna? On sul veel mõni nimi, keda sa kardad ka või ei olegi enam sellised nimesid tuuril? Tegelikult ei karda kedagi, no, et just pigem tahaks mängida tippude vastu, kuna tahaks ennast proovile panna nende vastu, et vahest on ka mõtlet, et kui saaks mingi võimaluse mängida, tahaks mängida siis sa saad need võimalused, kohe saad. Tahtsin öelda, et kui hakkan mängida neid suuremaid turniire, siis ma just tahaks vahest mängida
nende väga tippude vastu, kuna ma tean, et trennis sulle neid, olen nagu tasaselt mänginud ja tahaks nagu turniiriga mängida. No tasaselt mänginud, räägi, et Djokovic'iga treeningust. No see oli siuke... See toimus ju eelmise aasta. See oli natuke aega tagasi, siis said noorem ka. Aga see oli ka rohkem siuke löögida neid, me ei teinud seal väga midagi. Aga kes on sellel aastal kõige tippum tipp, kes sul trennis on tulnud vastu? No ma arvan, ikkagi Medvedev, kuna sealt aga tipuks on ainult 2 venda, kes eespool on ja neid väga ei näe. Siin oli alles paar päeva, see oli üleeile, Danil Medvedev ajas Andrei Rublevi nutma, konkreetselt ajas nutma, et mina nagu võrdleksin niimoodi, et kui näiteks, ma ei tea, kuidas võrrelda, et nagu näiteks Alcarazzi ja Danil Medvedevit, et üks on selline krokodil, kes kiiresti neelab su alla, ja teine on selline madu, kes sind kägistab ja piinab, nii kaua, kui sa lihtsalt enam ei jaksa vastu panna. Kuidas see Medvedeviga mäng, et see ei ole mõnus? On väga tüütu, et vahest ajab mind ka trennis nutma, et see on nagu ebareaalne, see nagu, et kui me teeme nagu siuksed nagu käest lahti mänge, siis nagu ma suudan vastu, isegi võidan nagu palju seereid, aga siis kui ma nagu hakkame vahetama serviga punne, nagu ebareaalne, nagu ta lihtsalt paneb sul kõik pallid nii ebamugavalt tagasi ja nagu sa ei saa tal nagu otseselt nagu rünnata, sa ei saa vinnerid lüüa ja vahest jääbki siuke mulje, et lihtsalt nagu sa ei taha mängida vastu lihtsalt, no mida sa teed? Et aga temaga on väga siuke huvitav mängida, ta on nii nagu äge huvitav, karismaatiline kuju on ta. On küll, aga vahest on päris naljakas, et ta nagu vahest on ülirahulik ja vahest läheb ülinärvi trennis, et nagu seal Pariisis ta vaatas seal keskmise sõrme küüne alust vahepeal, vaatas, et läks mustaks kuidagi küüne alune tal. Et ta on päris huvitav kuju, et hästi lahe, aga hästi siuke jah. Aga mida need treeningmatšid Medvedevi sugustega, mida nad sulle veel annavad? Annavad sulle võrdluse momendi ka, kus sa oled ja palju sul veel puudu on? Eks nad kindlasti annavad võrdlusmomente, aga pigem just nendega tippudega, nad on nagu nii kõrgel ees, vaata, et nendega pigem just see, et eriti Medvedev näitab, et sa ei pea alati perfektselt mängima, et võita. Et tema mäng, vaata, on nagu täiesti teistsugune, et sa nagu vaatad näiteks Alcaraz näiteks, kui ta läheb igalt poolt peale, nagu teeb kõike, teeb nagu drop shot ja oskab igalt poolt vinnerid lüüa, teeb võrgumängu, serib hästi. Ja sa vaatad Medvedevit, eks ole, et serib hästi, aga tagajoonelt selles mõttes palju kõvasti, aga samas on nagu vahest 5 meetrit tagapool, ei tee ühtegi lihtviga sulle, et nagu sa saad aru, et ei ole alati vaja mängida kes mingi hullu tennist, nagu highlight tennist, nagu Alcaraz näiteks mängib, et sa võid ka vahest sellist nagu kannatada ja oodata ja et see nagu tennis selles mõttes, et tähtis on see, kes palli väljakusse saab, mitte see, et kes sulle seal lahedama löögi lööb. Jah, see tennis on nii mitmekihiline, see on nii mitu komponenti, mida sa pead kokku kogu aeg seal miksima seal mängus, et agentuuri mainisid siin natuke paari sõnaga, kas sinu väljaspool tennise elu on ka midagi selles agentuuri maailmas sel aastal just muutunud? Ei ole, et selles mõttes ülejäänud on kõik sama, et agentuur, ma olen selle agentuuriga ja selle agendi, selles mõttes selle agentuuriga olen näiteks vähem olnud, kuna ütleme siis nii, selle agendiga sõlmisime lepingu juba 5 aastat tagasi umbes, et aga siis oli üks teine agentuur, oli Lagardère, mida siukest, ma ei mäleta täpselt. Ja siis, aga seal muutus see agentuur selles mõttes, et ma ei tea, kas siis Stenim ostis ära selle või siis midagi siukest seal oli või siis läksid nad kokku, igatahes siis läksin Teniumi jälle, aga agent on mul ikka sama olnud terve aeg. Mida ta teeb? Mida ta sinu eest ära teeb? No ta räägib siis nagu sponsoritega kõik selle ja nüüd ta sai Wildcardi mulle, aga vahepeal oli siuke ta rääkis mulle ka, et kui ma olen siuke 6 ATP-st, ta mulle väga midagi nagu otsida ei saa nagu sponsorilt, aga nüüd, kui ma olen parem hakanud mängima, siis ta saab mulle natuke rohkem äkki leida mingi sponsoreid, leida mingi diile ja et ta tegeleb selles mõttes väljaspool väljaku asjadega, et see Reketi ja riidediil on sul olemas? Reketitega on, riided veel ei ole. Aga see eelarve pool, raha pool, pead sina sellega murdma või on sul abilised ka seal? No see on pigem isa, kes mul sellega tegeleb, et tema on rohkem selle finantspoolega, et mina kindlasti olen sellega natuke kursis, aga rohkem on see, kes nagu isa sellega tegeleb ja ütleme nii. Auhinnarahasid teab, palju oled võitnud?
karjääris? Karjääris, ma ei tea, kas ma... Või sel aastal, suur osa sellest on sel aastal. Kas see 75 000 äkki on see aasta või? Sel aastal 82 390 on su pangakontol täpselt. Jah, pangakontol kahjuks seda pole, ainult ATP-l on see number. Et see aasta on jah, selles mõttes on hästi läinud, aga mis on kõige tüütum selles mõttes vahest on see, et sa vaata, mis palju inimest ka ei tea, nad vaatavad see numbrit, et okei, tal on siuke 100 000, eks ole, et kindlasti on kõik 100 000 kätte saanud. Aga millest nad ei tea on see, et tennises on see, et seal riigis, kus sa turniiri mängid, seal ka maksad selle maksud ära, et paljudes riikides on kõvasti rohkem see maksunumber kui Eestis selles mõttes, et USA-s näiteks on iga kord 30%. Itaalias ka 30%, et vaatasin ja hakkasin naerma, vaatasin Australian Openi neid protsente, et seal on juba on 35 on kõige alumine, siis kui sa natuke rohkem on 40 ja kui sa võidad turniir, kui on mingi üle 500 000, siis on äkki 45%, et see nagu pool oma selles mõttes ja et see pool oma selles mõttes auhinnarahast maksad ära, et see ei ole nüüd nagu maksud on kõige nagu maksudest ta nagu ei pääse selles mõttes, aga jah, et off-season on tulemas, milline sinu off-season välja näeb? Palju sa praegu treenid? Käid sa iga päev löömas? No praegu olen täiesti puhkusel olnud, pärast pole mitte midagi teinud, et siis, kui see Alexela Mastersil see show-turniir oli ära, peale seda reket kogub tolma natukene? Jah, et ma pole puutunud ka reketit, et aga liigutad? Jah, selles mõttes ma olen iga päev käin golfi mängimas ja et ikka veits liigutan, aga sisekolfiga? See on see vastu... Jah, et simulaatoris on käin mängimas, et aga nüüd pre-season on nüüd tuleb veits pikem, siuke 5 nädalat proovime teha, et nüüd jah, pole väga palju trenni ka teinud nagu füüsilist poolt viimased, siis nagu 1.5 kuu, et nüüd tuleb järgmine aasta ka pikk aasta kindlasti, et ehitame siis suurema baasi jälle alla ja teeme palju füüsilist poolt, et see on ka, mis pärast ma võib-olla lõpetasin natuke siis nagu vara võrreldes teiste mängijatega, siis nagu, kuna siin paar turniiri vaata saab veel mängida, aga kuna ma mängisin, nagu enne mainisin, 11 turniiri järjest ilma puhkuseta, et siis ta ütles ka, et nüüd sul tuleb veel siuke 5 nädalat siis nagu rasket trenni, et pigem puhka natuke ja siis teeme selle trenni ja siis oled valmis järgmisest aastaks selles mõttes. Millal trennid pihta hakkavad? Esmaspäeval. Lähedki juba neljapäeval Prantsusmaale? Nüüd vaata, Prantsusmaal on see, et on klubimängud, et mida paljud ka teised Eestid mängivad kaasa. Sina ka? Mängin kaasa, nüüd ongi, et nüüd neljapäeval lennan Pariisi, reedel teen Pariisi seal tiimiga trenni, laupäeval mängime klubimänge ja siis lennan tagasi ja siis esmaspäeval hakkab siis mul see nagu treeninghooaeg pihta ja siis selle treeningperioodi jooksul siis mängin veel kaks klubimängu kaasa, et sealt saab häid mänge ja ka raha selles mõttes. Ja see aitab ju eelarvet täita kindlasti. Kindlasti. Aga sa ütlesid, et lähed tiimiga trennida, keda sa pead oma tiimiks praegu? Ei selles mõttes oma siis nagu selle klubide mängutiimiga selles mõttes, et mitte oma tiimiga veel, et seal on või oli äkki Dominik tiimiga, ma ei tea. Mitte päris, aga seal lähen siis oma selle nagu klubi tiimi liikmetega, teen siis nagu selle esimese siis nagu trenni selles mõttes. Tutvud nendega ka? Tutvud, selles mõttes, ma kõiki tean, selles mõttes kõik on mu head sõbrad, et selles mõttes on lahe, selles mõttes hea tiim on kokku pandud. Palju sa aastas üldse Eestis viibid ja palju Prantsusmaal? No Eestis ma väga ei viibi nii palju, et tulen siia ka siis puhkama või siis kui midagi vaja teha on, ja Prantsusmaal ka, see aasta tegelikult ei ole nii palju olnud, selles mõttes, et pigem olen just igal pool ringi reisinud, aga selles mõttes, kui turniirid tagasi, siis lähen Prantsusmaale trenni tegema ja sealt lähen edasi, et ma nagu Eestisse siis nagu väga otseselt nagu isegi pole aega tulla. Et pigem siis nagu see baas on Prantsusmaal, aga nüüd nii palju aega pole ka veetnud seal. Aga su see Prantsusmaa kodu on seal akadeemias sees? Ei ole, siuke 10 eemal, et on üks vana linn, Valbon, et seal elan. Kas sa oled nüüd 20-aastane, kas 20-aastatel on ka mingi akadeemia rutiin, et hommikul pead hommikusöögis kogunema ja õppetööd enam ei ole, aga... Ei, mitte päris, et seal ikkagi see on hommikut enda juures ja pärast lihtsalt sul saadetakse, päev enne saadetakse siis nagu kellaajad, mis kell on trennid ja siis ise organiseerid, kuidas tahad, et kui sa ei taha soojaks teha, siis ära tee soojaks, aga mina ikkagi teen soojaks ja pärast lihtsalt teed trenni ja teed füssi ja siis teed ükskõik, mis tahad. Kas sul see kooli lõpetamine toimus siis Prantsusmaal või?
Ma tegin siis internetikooli selles mõttes, et ma teoreetiliselt lõpetasin ikkagi Rocca al Mare? Ei, Rocca al Mare ma tegin 9. Siis ma võtsin vahe aasta, tegin rohkem tennist ja siis läksin USA-s on siis on kool, on siis Laurel Springs, et tegin siis seda kooli tegin siis lõpuni selles mõttes ja. Millal see ühele poole sai? Eelmise aasta lõpus, et siis lõpetasin. Et see oligi päris naljakas eelmine aasta see, et see Monasiri turniiri ajal oli mul siuke 2 nädalat jäänud oli kooli lõpuni ja siis oli mul vaja eksamit teha ja oli mul kõvasti tööd teha, nii et hommikul ärkasin, õppisin, siis mängisin pärast mängu ja õppisin, tegin eksamid, et see ei olnud kõige lahedam nägal, aga kuidagi mäng jooksis, nii et oli kõik oli okei lõpuks. Nüüd kui kool on läbi, on mingi nagu koorem nagu õlult ka, et kindlasti jaa, palju mõnusam on, et ennem oli see, et tegin nädalasest trenni ja kuna pärast sees nagu päeva ei olnud palju õppida, ei olnud palju aega õppimiseks, siis ma õppisin, kui viitsisin, õppisin natuke pärast õhtul, aga tegelikult tegin kõik õpitööd, tegin laupäev-pühapäev, et ennem oli nii, et nädalavahetusel ma põhimõtteliselt korterist välja ei läinud selles mõttes. Et ainult õppisin nädalavahetusel ja siis uuesti esmaspäeval trenni, et nüüd on vähemalt saan sõpradega olla ja natuke rahulikumalt olla nädalavahetusel. Mis tegevustega sa mõtted tennisest eemale saad? Ma golfi mängin, karti sõidan. Mobiiliniga mängite seda, mis mäng see oli? Call of Duty, jah. Täpselt PlayStation mängin sõpradega, et erinevad asju teen, et nädalavahetusel väga ei mõtle tennisele. Raamatuid loed? Loen. Tennisraamatuid ka? Ei. Elulugusid loen, jah. Ma praegu tulee näiteks Mike Tysoni eluraamatut, et see on päris huvitav, päris lahe raamat on. On midagi üle võtta? Kindlasti, tal see mentaliteet on päris uskumatu, mida see mees on tegelikult näinud oma elus ja mida on tema pidanud läbi tegema, et see on väga impressive. Kuule, Kelly Sildaru kirjutas raamatu, ma ei tea kui vanalt, millal päris noorelt ikkagi. On sul juba... Mina enda raamatu kirjutan. Ma mõtlen selle, et... Elutöö raamatu. On sul päevik, mida sa pead? Kui juures on isegi, et kui ma iga päev kirjutan natuke, mis ma õppisin see päev ja mis tunned olid, et seda hoian alles, et äkki kui kunagi plaanin raamatu kirjutada, siis ikka jätan, saan sealt midagi võtta. Iga päev paned kirja? Ma iga päev panen kirja, et varem oli see, et nagu ma õppisin, aga siis mul vahest läks meelest ära ja siis ma ütlesin, et okei, et kuule, aga mis mõttega ma õpin, kui ma meelde jätta ja siis iga õhtu siis kirjutan midagi, mis ma see päev õppisin ja siis jääb meelde parem. Jaa, see on väga tänuväärt tegevus ja ma mäletan, Toomas Leius rääkis mulle seda, kuidas temal omal ajal oli ka niimoodi, et ta pani päevikusse kirja kõik matšid ja ta analüüsis seda, et kui seda kellegi mängis, et ta oli kirjas ja kui ta järgmine jälle mängis, ta võttis selle vana päeviku lugesid, mis ma tegin. Ma kirjutan taas ette, ma kirjutan ette lihtsalt, et mis me räägime treeneriga, räägime siis nagu selle plaani paika ja siis kirjutan paberile näiteks selle plaani, et siis kui näiteks mängu all on vaja, siis ma saan lugeda, et ja kui kunagi mängin sama venna vastu, siis ma saan lugeda, mis eelmine kord plaan oli. Ühe mehe vastu võisid sa neid märkmeid lugeda kohe ülejärgmisel päeval põhimõtteliselt. Pierre-Hugh Herbert see oli kaotasid, kus see nüüd oli, see oli Bergamos. Kvali teises ringis said Lucky Loserina peale ja veerandfinaalis uuesti kokku. Võtsid sa siis märkmeid lahti või? Siis otseselt märkmeid lahti võtnud, aga selle mõttes treeneriga rääkis muust selle mängu läbi. Plaan oli sama, mis oli Herbertiga oli see, et seal nagu tegelikult see, kui ma mängisin, see mängu poolest see oli tegelikult jumala okei mäng, et lihtsalt nagu tie-breakis ja esimene set nagu oli tegelikult, juhtisin breigiga, andsin kohe tagasi. See oli lühike tie-break? Tie-break suht lühike oli, et seal oli võimalusi, aga see kuidagi liibises käest ära ja oligi jällegi hästi mõnest momendist oli mäng kinni selles mõttes. Ja kusjuures nädalaga hiljem oli Herbert ATP turniiri poolfinaalis. Ja kusjuures, seda tahtsingi ka öelda, oli see, et me rääkisime, et vaata, ma mängisin temaga augusti alguses Segovias, vaata, mängisin temaga, võitsin ja seal ma mõtlesin, see vend ei saa üldse palju väljakas selles mõttes, et kui ta oskab servida, aga kui ralliks läheb, siis ta nagu tegi nii palju lihtvigu ja näha oli, et ta ei olnud väga enesekindel. Ja nüüd, kui ma mängisin temaga, vaatasin, okei, et see, mismoodi see vend seal mängis ja mismoodi nüüd mängib, et see pole sama mängib, et kui ta nagu mängib hästi selles mõttes ja me rääkisime treenid ka, et on näha, et ta on nagu selles mõttes uuesti sisse saanud, et on näha, et ta ei ole enam see mängi, mis ta oli 6 aega tagasi või 2 kuud tagasi, et ta on, pigem näeb rohkem välja nagu see, mis ta kunagi oli, eks ole. Ja mängisin temaga ja vaatasin, kutt on stabiilne, agressiivne, serib hästi, tõrjub hästi. Ja teinekord ma ütlen, olin natuke rohkem valmis ja olin rohkem selles mõttes
jah, olin valmis seda võitma rohkem, et ja selles mõttes nagu näha, siis ka järgnal jõudis kohe ATP 250 jõudis poolfinaali, et ja just nägin seda, kommenteerisin mänge, et väga hästi mängis väga hea turniiri ja minust ta võitis, kas ta võitis Luka Van Ashi või kedagi väga tugevat. Van Ashi võitis vist jah, kes on siis teine 19 aastast täna maailma top 100 hulgas, üks on Luka Van Ash, teine on Artur Fils, jah, 2 tükki, 2 prantslast. Hakkame vaikselt kuidagi seda jutulõnga kokku võtma, et mis mulle sinu puhul meeldib, et kui avaneb uks, sa lähed sellest läbi. Juunioride hooaeg lõppes ära, hakkasid mängima väiksemaid ITF, sa läksid lihtsalt läbi. Sa lihtsalt ei vaadanud tagasi, sa ei jäänud püsima sinna ühte kohta, vaid kuhu ma tahan jõuda on see, et kus sa nüüd, mis see uks nüüd järgmisel aastal avaneb ja kuhu sa minema hakkad? Või võib-olla küsime siis niimoodi, et nüüd on kohe hakkab advent, Mark paneb oma selle soki paneb sinna akna peale tennise soovidega ja siis kirjutab sinna sisse, et Austraalias tahaks kvalist läbi tulla, ATP edetabeli koht on selline, võib-olla on vaja sponsoreid juurde, võib-olla on vaja veel mingit, tahaks Djokovic'i võita, missugused need järgmise aasta soovid tulevad sinna soki sisse? No ütleme nii, et nagu sa mainisid, kui avaneb uks, siis ma astan läbi selles mõttes, aga vaata, ega ma ei tea kunagi, millal see uks avaneb, milline see uks on, eks ole, et kui ma näen, et on võimalus, siis ma nagu loomulikult proovin seda võtta. Et eks siis ma ei oska öelda, mis võimalus mul tuleb järgmine aasta, aga ma tean, et plaan selles mõttes, eesmärk oleks siis mängida Grand Slami siis põhitabelis selles mõttes, et kas siis tulla kvalist läbi või siis rääksid treeneriga, et mis oleks, no selle saab jaanuaris ära teha kohe. Mis oleks tehtaval, näiteks on ka US Openil näiteks mängida otse põhitabelis, et siis nagu seal 100 kandis olla, et see on selles mõttes, treener ütleb, et see on nagu selles mõttes, kui ma ise usun jälle, et ma suudan seda teha, siis tegelikult see, et suudan seda teha, et kindlasti sammu haaval, mängu haaval, aga selles mõttes mingi eesmärk võib ees olema, mille poole ikkagi siis nagu püüda, et üks on sellest kindlasti on Grand Slami põhitabel, et jah. Davis Cupile ka mõtled? No Davis Cupile kindlasti, mulle väga meeldib, kusjuures meeldib Davis Cupi mängida. Jaa, aga no ebareaalne veebruaris Eesti-Iraan. Seda ei toimu ju. Kahjuks on tõesti väga, ütleme siis, et hea loos meie et Iraan vastu saada, aga see, et me peame Iraani minema, see pole väga reaalne. Sa ütled, et seda ei toimu või? No ma ei tea, ma ei kujuta ette, et täna sinna Iraani lähed. No see on jah, eks seda peab vaatama jooksvalt tõesti, et see on tõesti päris raske olukord selles mõttes praegu. Aga kui sa nagu oma mängu võtad, kas sa nagu, kui sa nagu mõtled, et ma olen praegu siin, et mida sa sinna milliseid maitseaineid sa sinna mängu või millega sa seal praegu tegeled, et kuhu sa tahad midagi juurde panna ja millega te tegelete treeneriga, kui nagu spetsiifilisemalt tennisest puhtalt rääkida? Kusjuures tegelikult kõige kallal, et iga selles mõttes aspektis on paremaks võimalik saada, et ennem tegime hästi palju tööd tõrje kallal ja ma arvan, see aasta on mul kusjuures see on sul kõvasti paremaks ja kusjuures võib olla üks paremaid, seal on üks siis nagu stabiilsemaid asju, et iga mäng ma tegelikult suudan hästi tõrjuda, et see üks asi, mis ma saan väga hästi teha, et see on väga palju paremaks läinud, tagakäsi on paremaks läinud, et töötame ka sellega, et olla agressiivse rohkem, võrgus rohkem käia, eeskäega rohkem initsiatiivi võtta, et kõige kallal töötame serv, et kõige kallal teeme tööd, kõige kallal on paremaks läinud ja kõik on paremaks läinud ja on ka kõvasti ruumi, et saaks veel paremaks minna, et mis on väga positiivne. Sky is the limit. No nii on. Nii on, jah. Mitte ainult tennises, vaid elus üldse. Just. Ja. Väga äge, et Mark tulla said, see 50 minutit läks nagu silmapilk. Jah, läks tõesti. Aitäh, Riho, sulle ja soovime sulle palju edu kõiges. Suured tänud teile mõlemale. Aitäh, Mark. Aitäh. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.